Eesti Olümpiaakadeemia paneeldiskussioonis liikumine kui kaitsevõime tugevdaja osalevad Kaitseväe spordijuht Mikk Sarik, Tallinna Ülikooli spordisotsioloogia lektor Joe Noormets ja Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja Merike Kull. Ja me alustame paneeldiskussiooni ühe natuke šokeeriva faktiga. Nimelt Aave Hannus tegi ettekande Akrose liikumiskonverentsil, kus ta siis tutvustas ühte brittide hulgas läbi viidud uuringut. Nimelt Briti südamefond küsis 2007. aastal üle 2000 inimese käest, et kas nad hakkaksid trenni tegema, kui sellest sõltuks nende elu. Ja koguni 62% vastas, et ennem surm, kui et ma lähen trenni. Ja küsiti ka seda, et kas trenni tegemine on lõbus, ja vaid 4% vastas, et see on lõbus, see on fun. Ühesõnaga, inimesed siin Eesti Olümpiaakadeemia aastakonverentsil teavad, et peab liikuma, kuid on palju neid, kes vihkavad liikumist. Ilmselt mitte ainult brittide hulgas, vaid ka Eestis. Ja ma küsiksingi alustuseks Merike, kas Eestis on olukord sama hull? Ma võib-olla kommenteeriksin alguses natuke britte. Et sattusin eile just lugema teadmata, et sa seda brittide uuringut siin viitad täna. Ühte uuringut, äsja avaldatud uuringut, Greeks ja Fleet. Ja selle uuringu nimi algas niimoodi, et most hate physical education and most of drop of physical activity. Et see oli järjekordselt oli välja toodud siis selline teema, et enamik vihkab kehalist kasvatust. Ja tegemist on brittidega, ma tahaksin siin öelda, et tegemist on praegu brittide uuringutega, mitte Eesti uuringuga, et selle juurde me tuleme. Ja nad väga selgelt ütlesid, et brittide kehaline kasvatus vajab reformi, see ei kõneta noori ja toodi väga palju välja seda, et sellisel kujul nagu nendel see praegu toimib, ei toeta mitte kuidagi liikumisharrastust ja seetõttu on seda vihkamise sõna kasutatud. Aga Eestis ma kindlasti ütlen, et need asjad nii ei ole. Meie õpilased jätkuvalt on välja toonud seda, et kehaline kasvatus on ikkagi positiivne või annab positiivset sellist kogemust. Küll aga, mida meie kehaline kasvatus niivõrd praegu ei ole võib-olla rõhutanud ja oma eesmärkides välja toonud, on siis elukestev liikumisharrastus, aga me teame, et praegu on kehaline kasvatus uuenemas liikumisõpetuseks. Ja ma tahaksin veel ühe numbri öelda, et olen ise läbi viinud täiskasvanud elanikkonnas küll naistele uuringu, kus oli ainult 5% inimesi, kes mõtlesid, et nad ei tahaks rohkem liikuda, kui nad liiguvad. Nii et meil on asjad paremini, ma julgeks väita. Ole hea, Mikk, kommenteeri seda brittide uuringut. Kui ma võib-olla britte kommenteeriks, siis Kaitseväes need, kellega meie kokku puutume, et nemad on kindlasti need, kes nagu julmalt lõhuvad trenni. Et, ja ma julgen arvata, aga ma ei tea, kas see tuleb sealt uuringust ka välja, et ma ei usu, et brittidel on sellist sporditaristut koolide ümber, nagu meil näiteks on, et kui nad seal kooli võimlates või asfaldi peal jooksevad, siis võib-olla see nagu lastele ei meeldi. Aga üks number võib-olla, mille saaks välja tuua ajateenijate kompleksuuringust, iga aasta seda tehakse, circa üle 3000 ajateenijat ikkagi circa 80%, seal vist 76 oli eelmine aasta, ootavad tegelikult, et nad ajateenistuse jooksul nagu saaksid parema füüsilise vormi. Et ma küll ei julge nüüd öelda, et kõik sporti vihkavad, et pigem ikkagi liikumine meeldib ja ma arvan, see on ka uuringutest välja tulnud, et meeldib siis see liikumine, mis temale individuaalselt meeldib. Et loomulikult, kui tehakse ainult sellist vastuolulist asja inimesele endale, siis see tegevus muutub ka vastuoluliseks. No Joe Noormets on tegelikult avaldanud ühe väga huvitava arvamusartikli, kellel on huvi, siis kindlasti lugege see läbi Eesti Rahvusringhäälingu portaalist, ma selle igal juhul leidsin. Ja Joe on seal öelnud näiteks, et selle väheliikuva kodaniku leiab tervishoiusüsteemist, mitte spordisüsteemist. Et palun kommenteeri, et kus need väheliikuvad inimesed on siis täpselt? Meie ümber igal pool, aga mitte spordiorganisatsioonides. Et spordiorganisatsioonid ikkagi tegelevad ja sihtmärgiks ongi võtnud need, kes juba on kaasatud. Ka spordiorganisatsioonides ei jõua ja spordiorganisatsioonid ka nad ei oskagi leida need inimesed. See ongi tegelikult kõige raskem ülesanne üldse saadagi leida üles need inimesed kõigepealt, kes on inaktiivsed, kes ei liigu. Oskab keegi öelda, eks, et võib-olla personaalselt keegi teab seda, aga need on kõigepealt üles vaja leida
ja siis nendele kuidagi ligi pääseda, et kas nad näiteks uuringutes vastaks. See on üks väga keeruline ülesanne ja võimatu. Aga jah, et see pigem, eks, et see perearstisüsteem võiks olla see koht, kus neid kõigepealt nii-öelda tuvastada, kätte saada, võib-olla esimene siis selline eks võib-olla midagi üle jääle pirmutamise, siis neid võib-olla ärgitada sinna esimest korda võib-olla sealt diivanilt või hamburgeri tagant või ekraani tagant liikuma tulla. Miks nad peaksid liikuma? Vastus on ju, ma arvan, siin saalis olijatele on ju kõigile väga hästi teada, et seal on 2 olulist märksõna, et heaolu ja tervis. Ja ilmselt ei ole praegu ja peatselt ka ei leita midagi, mis asendaks kehalist aktiivsust inimese heaolu, õnnelikkuse, igapäevase toimimise, töövõime seisukohalt. Ja mitte ainult siis füüsilise, aga kindlasti ka vaimse töövõime. Ehk et tegelikult inimene on õnnelik, kui ta liigub? Need inimesed, kes liiguvad rohkem, need on jah õnnelikumad, sellepärast et see on otsene seos meie ajukeemiaga. Ma võib-olla vastaks Joe küsimusele, et kus me nad leiame, et me kindlasti leiame nad ajateenistusest. Et ma olen nagu seda ise ka rääkinud, et tegelikult on need ajateenijad meil nii-öelda nagu peo peal ja ütleme see 50% näiteks, kes ei teegi seda kaitseväe kehaliste võimete kontrolltesti ära, et tegelikult on nad meil nagu peo peal olemas. Teiseks nüüd, mida liikumine ja sport teeb inimesega, loomulikult parandab nii füüsilist kui vaimset tervist, aga kui me nagu sellest edasi mõtleme ja tänase teema peale, siis kui inimene ei saa ainult enda peale ka mõelda, ta peab nagu riigi peale mõtlema ja ma olen nagu kindel, et mida parem nii-öelda inimeste ja rahva tervis on, seda parem on ka Eesti kaitsevõime. Ma võin korra selle Mikko alguses tõid ühe numbri, et 76% sa ütlesid, et kes tahaksid ajateenistuse jooksul. Nad ootavad, et kui nad tulevad aega teenima, et nende füüsiline vorm paraneb. Aga see on umbes sama protsent, eks, mis ei vasta rahuldavale tasemele, siis nende kehalist katsetamist. Pigem on see nii, et kui nad sisse tulevad, siis circa 26-28% ei tee üldse, teevad selle testi ära. See ongi, ütleme, et sama protsent, kes ei tee testi ära või rahuldavalt ei tee, siis nemad tahavadki ajateenistuseks, eks, et saada seda oma tervis paremaks. Ja need ei ole samad inimesed, ma arvan, aga põhimõtteliselt ikkagi, võib-olla see tuleneb ka sellest, et meil ikkagi kunagi 30 aastat tagasi oli Nõukogude armee ja Nõukogude armees ütleme, olid sellised dogmad, et kui ikkagi mees läheb sinna 2 aastat, siis ta tuleb sealt tagasi, siis ta tuleb mehena tagasi paremas füüsilises vormis, et eks meid on ju ka kasvatanud meie isad ja vanaisad, et natuke selles, et ta tuleb aega teenima, arvates, et ta nüüd saab nagu parema füüsilise vormi, aga tegelikult ta tuleb ikkagi aega teenima sellepärast, et ta saaks endale sõja ja sellised oskused, et kui on vaja Eesti riiki kaitsta, et ja üks nendest oskustest on ka muidugi hea füüsiline vorm. Sellepärast ongi, et see ei tohi olla kohteks, kus me hakkame nüüd parandama tervis, et sinna peaks tulema juba terved ja võimekad, eks, et siis on see ajateenis ka kasu. Et sellepärast võib ongi 2 aasta peale vaja viia, et esimene aasta kohendame neil tervist ja siis teine aasta anname seda kaitseväe oskuse, eks, kus nad on võimelised üldse midagi vastu võtma. Tegelikult probleemid ikka hakkavad juba sealt väikesest peast peale, eks, kodust, lasteaiast, algkoolist, põhikoolist ja siis, kui nad sinna kui gümnaasiumi jõuavad, eks, et on ilma tervisehädata, et seal on see probleemi koht on ikkagi laste. Probleemi koht on, aga samas on selle positiivne, kui nad sisenevad, et on nii nagu usaldusväärsus ja ootus, et see on vähemalt see koht. Ja seda ka õige, jah. Kas see olukord on läinud aastatega hullemaks, et mina käisin, kuna ma olen reservohvitser, siis mul on hea siin kohe Kaitseväe spordijuhiga sel teemal rääkida, et mina Kaitseväes, kui ma läksin siis teisel päeval ajateenijale, pandi kohe ülesanne 2 minuti jooksul teha kätekõverdusi, 2 minuti jooksul teha istesse tõusu ja teha see miilijooks ja ma mäletan, et toona olid päris vinged numbrid, mis said seal ära tehtud, aga tänapäeval ma olen aru saanud, et need numbrid on läinud kehvemaks. Tähendab, aastal 2017 muudeti natuke punktisüsteemi. Kui ütleme, meie käisime 20 aastat tagasi, siis maksimaalsed skoorid olid seal 2 minuti jooksul 82 kätekõverdust, 92 kõhulihast ja 3,2 kilomeetri jooksul oli seal 11.54. Nüüd on see tõusnud, on 13 minutit, pluss seal 80 kätekõverdust ja 80 kõhulihast. Põhimõtteliselt suurusjärgud on nagu samad, võib-olla jooksu norm on nagu alla toodud.
aga noh, kui nüüd vaadata viimase 4 aasta sooritusi, siis noh, nad on põhimõtteliselt 1-2% juures nagu liiguvad. Et noh, ma ei ütleks nüüd, et see nagu muutus nagu nii suur on olnud, et noh, et me oleme proovinud sporditeadlikumaks minna, et meie soov on tegelikult see, et nagu tasapisi, et ta teeks ajateenistuse jooksul selle testi ära, mitte nüüd see, et põmm, paneme kohe 3 nädalat kõva trenni peale, siis pooled saavad vigastada. Aga ma arvan, et selles suhtes selliseid äärmusi, nagu sina ennem rääkisid, et sa ütlesid, et keegi tegi 7 kätekõverdust ja ainult 19 kõhulihast, et noh, need äärmused on nüüd läinud küll selliseks, et noh, kes ei jaksa üldse toenglama kuski olla, kes on inimesi, kes ei suuda ühtegi kõhulihast teha, on inimesi, kes ei suuda isegi kõndida seda 3,2 kilomeetrit läbi ja nendega me peame põhimõtteliselt tegelema. Ja meil on hea meel, kui nad ajateenistuse lõpuks arenevad. Ja kas keegi tahab seda teemat kommenteerida, et kas olukord viimase 20 aastaga on kehvemaks läinud või paremaks? Iga päevaga. Sa ei ole kehalise kasvatuse õpetajana. No tal on ikkagi taust olnud. Ühesõnaga, tegelikult olen ma kehalises õpetaja. Jaa, no küll teises koolis, aga mitte seal koolis, jah. Aga üle 20 aasta andsime kehalist kasvatust gümnaasiumi poistele. Mina imestan siiralt, kus kohast tulevad need, mida te siin kirjeldasite. 20 aasta jooksul läksid sealt poisid välja, teid kõik NATO testi ära, isegi kui veel õppekavasse ei olnud kirjutatud NATO testi, valikuliselt teha. Mina seda tegin algusest peale neile ja nad tegid selle ära. Küll jah, 10%-lise vahega, et nad olid nooremad, kuna nad ei olnud veel kaitseväkke minemas. Aga ma ei imestan seda. Praegult teevad lapsed kätekõvers täiesti normaalselt, istesse tõusu. Kõige raskem on jooks, jah. Jooks neile ei meeldi, jooks on raske ja jooks on tõepoolest selline. Aga mis puudutab neid jõualasid, ma ei tea, kus kohast need tulevad need näited, mis te tõite. Ausalt. Ei, aga me tegelikult ei toonud neid näiteid, et põhimõtteliselt need näited ongi sellised, et kui nad tulevad, siis sa pead kõik 3 ala ära tegema, 20, seda teevad siis 1/3. Ajateenistuse jooksul teevad nad kõik 3 ala ära circa 2/3. Et üks asi on see, et kui sina kehalise õpetajana seda arendad, siis see ei olegi midagi rasket tegelikult. Ja ajateenistuse jooksul ka kätekõverdused, kõhulihased, kõik on täiesti arendatav. Samamoodi tegelikult on see jooks nagu kõige keerulisem. Seal ütleme, kui keegi jookseb 21 või 22 minutiga 3,2 kilomeetrit, siis sealt ütleme 7 minti alla tõmmata on nagu keeruline. Aga see on pigem teostatav võrreldes sellega näiteks, kui sa tahad seal 16 minutilt 13 või 12 peale tuua. Aga ma ütlen, et ma arvan, et on väga palju erinevaid kehalise kasvatuse õpetajaid. On selliseid kehalise kasvatuse õpetajaid, kes on gümnaasiumis 3 aastat tunde andnud ja ei ole kordagi seda kaitseväe testi näiteks läbi viinud. Ei ole ka õpetanud õiget kätekõverduse tehnikat. Siin ma arvan, ma ei tea, peab ta ise endale peeglisse vaatama või siis kes ta koolist on läbi lastunud, aga ma ütlen, et loomulikult on ka selliseid koole, kus tehakse, ma ei tea, 80-90% teevad ära, sest seda harjutatakse. Igal juhul on see arendatav, see on selge. See on hea uudis. See ei ole mingi tuumateadus, et see tegelikult on, miks üldse on see selline test, me praegu jääme võib-olla liiga sellest testist rääkima, aga see on põhimõtteliselt võimalik väga suurele arvule indiviididele viia väga lühikese ajaga läbi üks test, kus me põhimõtteliselt saame sellise adekvaatse füüsilise võimekuse, et circa 20-30 minutiga on võimalik 100 inimestele see test läbi viia ja Kui kellelgi on publikul kast veel küsimusi, siis Reele on meil nüüd see inimene, kes ulatab mikrofoni ja saab selle anda inimesele. Aga tooks ühe sellise teema siia kohe juurde, et enne kui Jaanus Järveoja saab seal Nõo Reaalgümnaasiumist rääkima hakata, et tegelikult on ka vaimne tervis väga oluline ja me teame, et tol ajal, kui mina sõjaväes olin, siis meil langes rühmast välja umbes 1 inimene psüühikaprobleemidega, siis täna on mul üks major just hiljuti öelnud, et see protsent on väga palju tõusnud, ehk siis palju rohkem langeb välja psüühikaprobleemidega inimesi. Et kas
Merike, sa ju nõustud, et liikumine on ju justkui looduslik antidepressant, et tegelikult liikumine on see, mis annab sellega vaimse jõu. Et kui palju neid sõjaväes täna on, et kes sellest aru saavad? 2019 aastal me kirjutasime uue kaitseväe spordikontseptsiooni ja seal põhimõtteliselt ei olnud sellist vaimse tervise punkti sees. Nüüd 2 aastat hiljem seoses teatud ka teiste muudatustega, nagu näiteks kaitseväe spordirühma koondamine, siis me pidime kogus kaitseväe spordikontseptsiooni, mitte ei pidanud, vaid oli vaja lihtsalt see ümber kirjutada ja tegelikult me oleme nüüd rohkem nii-öelda kella tagunud, et kõigest sellest heast, mida selline mõistlik füüsiline treening ka vaimsele tervisele ja ka tegelikult sellisele, kuidas öelda, nagu, kuidas aitab nagu inimesi oma tööl ka paremini edasi. Et me oleme seda teinud, aga ma arvan, et kindlasti riiklikul tasandil tuleb seda infot ka nagu väga palju, et ma arvan, et meil ei ole nagu vaja eraldi sihukest suurt kommunikatsiooniprojekti nagu selle kohta teha, et aga ma arvan, step by step kindlasti vähemalt kaitseväes me nagu liigume õiges suunas. Jaanus, ole hea. Ma tulen tagasi selle juurde, et kas on paremaks, kehvemaks läinud midagi, et meie õpilased valdavalt elavad ühiselamus ja võin öelda, et aastakümneid on ühika õpilased ise läinud jalgpalli mängima, siis viimastel aastatel ja isegi mitte koroona pärast on see kahjuks jäänud, nagu öeldakse, tagaplaanile. Kehalises toimetatakse, Talis, Helen teevad väga head tööd, aga sellist vabatahtlikku, entusiastlikku sportimist on selgelt vähemaks jäänud. Aga mul on üks ettepanek ka kaitseväele, täiesti tõsiselt kohe, mitte ei ole mingi ironiseeriv ega sarkastiline, et räägitakse ajateenistuse pikendamisest, et alguses on test, kes seda ära ei tee, nendel on 3 kuud pikem. See võiks minu arust olla väga motiveeriv gümnaasiumi lõpus valmistuda selleks, et sa saaksid aastaga hakkama, kui teised on 15 kuud. Nii et selline ettepanek. Aitäh! Seda ettepanekut peab kommenteerima ka. Ma võin võib-olla kommenteerida seda, et see 2 aasta või tähendab ajateenistuse pikendamine, et see on ikkagi väga lapse kingades ja sinna kindlasti see on minimaalne arv, kes seda teevad, et sellest nagu põhimõtteliselt ei ole nagu mõtet rääkida, aga ma olen nõus sellega, et see 3 kuud ettevalmistus, füüsiline ettevalmistus näiteks profiarmeedes nagu USA ja siis UK põhimõtteliselt on kõigil selline asi nagu basic training, mis on siis 3 kuud füüsiline ettevalmistus ja tegelikult on ikkagi suurem osa teadustöödest ka selle basic traininguga seotud. Mida meie teeme, on see, et ma loodan, et circa 6 aja pärast saab valmis selline asi nagu kaitseväe spordiäpp ja seal on 3-kuulised treeningprogrammid ajateenistuseks ettevalmistumisel 7 erineva siis tasemega. Inimene täidab oma ankeedi ära, kui aktiivne ta füüsiliselt on ja siis põhimõtteliselt talle antakse ette selline programm, mida 3 kuud jälgida ja põhimõtteliselt on see 95% üle võetud Soome kaitseväe spordiäpist, mille me oleme ära tõlkinud ja koostöös soomlastega, soomlased on lubanud meil seda kasutada. Et selles suhtes, et nad nüüd 3 kuud pikemalt on, see on, ma arvan, utoopiline, et see, aga põhimõtteliselt see sama mõte tuleb, et me anname neile pärast seda, kui nad on selle arstliku komisjoni läbinud, kui nad on määratud üksusesse, siis neile tuleb ka teadmine, et kasuta spordiäppi, et ennast piisavasse füüsilisse vormi viia. Merike, ole hea. Ma küsiksin vastu, et rääkides gümnaasiumitest ja teades, et seal on palju valikainete kursusi, et kui mõeldav oleks näiteks gümnaasiumis, et ongi selline valikaine kursus, nagu kaitseväes on sõduri baaskursus, aga gümnaasiumis on siis kaitseväeks valmistumise baaskursus, mida nad saavad siis küll ise valida, aga mis annabki täiendava ettevalmistuse ja toetab ka sellist igapäevast liikumisaktiivsust ja kehalist vormisolekut, et kui mõeldav see oleks, et te olete siin gümnaasiumist ise. Valikkursus on mõeldav, aga sa ise vastasid juba, see on valik. See tähendab, et kes tahab, see valib seda. Nii et valivad need, kellel on mingi motivatsioon seda teha ja neid tõenäoliselt ei oleks väga palju. Me ei tea seda.
ma arvan, et lahendus on ikkagi see, et riigikaitsekursus tuleb teha kohustuslikuks ja võib-olla selle üheks osaks siis sest tegelikult milles on probleem, et paljud ei suuda näiteks seda sama testi sellepärast ära teha, et nad ei olegi seda kunagi teinud, nad ei oskagi seda pingutada, et teevad paar korda kaitseväes, harjutavad neid asju ja juba selle pealt tegelikult tuleb nagu suur areng nende jõuharjutuste puhul. Jaak Jalakas, ole hea, küsi. Ma tahan natuke kommenteerida, ütleme kõigepealt seda viimast asja, eks, et on ju üldised kursused, siis on need kursused, mis on kooli jaoks kohustuslikud ja need, mis on päris valikkursused. Kool saab riigikaitse teha endale kursuseks, mis on kooli jaoks kõikidel õpilastel olemas, nii on ka meil. Aga nüüd natuke varematest teemadest, et ma olen testinud lapsi, kirjas on nad 2004. aastast ja et iga laps saab oma üldist arengut vaadata niimoodi aastate kaupa, siis üldprotsendid on minu mõttes sellised, et 80% teeb järgmisel sügisel paremini, natukene 15% on sama ja 5% teevad kehvemini. 2020 oli katastroof. Kui see märtsist maini oli auk sees, siis ma võin öelda tõsise näite, et me saime küll kohe pihta, kuigi me ei teadnud üldse, mida teha, eks, et iga laps saadab, nii nagu 2 tundi on kehalist, nädalas nad saadavad 2 40-minutilist nutijälge oma liikumisest. 2 nädalat oli möödas 11. klass poiss, kes käis kossutrennis sinnamaani. Helistasin, küsisin, et miks sa ei ole siis siiamaani ühtegi seda saatnud veel, et 4 korda oleks pidanud juba käima. Õpetama pole kordagi selle 2 nädala jooksul toast välja läinud. Sest ema ütles ka, et asi on nii ohtlik ja ma käin ise poes ära. Ja sügis oli ikka tõsine katastroof. Ma arvan, et need esimene ja viimane protsent olid vahetanud kohad, et 80 olid need, kes tegid kehvemini ja 5% olid need, kes tegid paremini. Et see ei ole mitte ainult 20 aasta lõikes, vaid see võib 1 aasta lõikes erinevate selliste asjade kokku langemisel katastroofiliselt langeda. Joe, kuidas sa seda kommenteeriksid? No siin see Jaagu poolt see märge, et vanem teeb ette ära, eks, et hoiame, säästame lapsi. Eks see on ka üks suur probleem, mis tekitab ka neid vaimsed häired. Et tegelikult me hoiame neid lapsi, mida räägitakse, et tupsununnu maailma sees, eks, keskkonnas, kaitsime teda igati, lükkame tee siledaks, see teerulli vanemad, eks, et helikopter vanemad, iga probleemiga lendavad kohale, lahendavad laste ees probleemid ära. No kus see laps saab kujundada siis seda vastupidavust, eks, sitkust, probleemidega ise toimetulekut, see on ka kõik see pool ja seal tekivadki need vaimsed häired. Ülikoolis ka praegu on igal kursusel viimasel, 5-6 aastal, igal kursusel on üks ärevushäirega üliõpilane sees. Isegi õppetöös on probleeme, peab ettevaatlik olema, et kuidas seal, mis teemasid käsitleda või hindamise juures, et nii edasi, et see pole kaitseväe probleem, see on terve ühiskonna probleem. Et meie lapsed ja noored on üha nõrgemad. Ja füüsiline pool ja inimene on tervikeks, kui füüsis on nõrk ja ka see vaim ja ka hing ka tugev ei saa olla. Et ta mõlemat pidi lagundab seda. Ja kui hoiame sealt selle probleemidest teemale, siis ongi, ta ei satugi sellise keskkonda üldse. Ei loodusesse, ei nendes probleemides, kus peab pingutama, eks pingutus on raske, igidab otsa, et on juba probleem ja looduskeskkonnas hoitakse eemale ju. See on igasugused elukad ju, kes varitsevad inimestega. Et selles mõttes me toodame ise seda probleemi endale igapäevaselt. Ja muidugi see on keeruline, kuidas me nüüd hakkame järsku survestama, eks, et ja siin oli ju mõned aasta tagasi, eks, kus päevalehed kirjutasid, kuidas vanemad protestisid, et miks lapsed võistlevad, eks, et sealt saavad ebameeldivaid negatiivseid kogemusi, eks, aga elu ei ole ju selline, et elu toodab kogu aeg igapäevaselt need probleemid. Selles mõttes seal on see need probleemi allikad, et ja kui me midagi seal ei muuda, eks, et siis me siplemegi üha rohkem ja veeretamegi sinna ajateenistuse perioodi rohkem neid lahendamist vajavad asju, eks, et see ei ole ju päris normaalne. Ole hea, küsi. Arved vain, kes ei tea mind. Et mina kaotaks ära selle sõna, sa pead liikuma. Ma ütleks, võib-olla sulle liikumine meeldib. Tee seda. Ja kui mina näiteks ütlen väiksele lapsele, sa pead minuga kaasa tulema, ma lähen nüüd parki jalutama, siis ta mõtleb, et kas ta üldse tuleb minuga kaasa või ta ei tule.
aga kui ma ütlen talle, et ma lähen nüüd loodusesse ja võib-olla sulle midagi seal hakkab meeldima, siis ta uudishimus tuleb minuga kaasa. Tähendab, ma räägin didaktilisest lähenemisest. Me peame kuidagi tänapäeval valima ja oskame endale ette kujutada, et inimesed on väga erinevad. Kui mina olin noor, siis oli maal elas lapsi rohkem kui linnas, nüüd on vastupidi. Ja maal oli see, et seal ei saanudki teisiti, kui sa pidid liikuma, sest et kaevust tuli vett tuua ja ei olnud mitte kraani lahti keeramine ja nii edasi. Et selles mõttes see sõna pead liikuma, mina ei pea seda heaks. Aitäh! Jah, see on õige, et ma arvan, see Merike ka täiendav, et see liikumisõpetusele üleminek on ka ju see, et peakski tegema, et see tahtmine, ma vajan, see peaks sees poolt tulema, eks. Et see keskkond peaks olema jah, mis loob nagu loomuliku sideme selle liikumise lapse vahel, aga see pidamine tuleb sees poolt. Ehk ma ka tunnen, ma vajan, eks, sellises eas, ma vajan liikumist ja ma pean ja ma tahan ka, eks. Et see peab sees tulema. Et selles mõttes on see märkus õige, et see väljapoolt survestamine ja just teatud vanuses see pigem peletab eemal. Ma tuleks korra kaitsevõime juurde tagasi, et põhimõtteliselt seda nimetatakse tegelikult inimese sisemise motivatsiooni nagu arendamiseks. Nüüd operatsioon kaitsetahe, mis on siin viimased aastad kaitseväes kestnud, tegelikult on võtnud selle sama isemääramisteooria aluseks ja ütleme siis sisemine motivatsioon on väga oluline, et inimesi motiveerida ja et kaitsetahe oleks kõrgem. Aga nüüd on nagu küsimus selles, et kui me nagu ainult ootame, et kas ta tuleb või ei tule, sõjas ei ole nii, et nüüd oled siin kaevikus, kui vastane tuleb, et mis arvad? Lähme laseme või jookseme või ja siis ta on seal, et mingi hetk tuleb ikkagi mingi push ka teha selles suhtes ja ma saan aru, et see on selline peenmäng ja seda saabki võrrelda võib-olla sihukese kehalise tunni läbiviimisega, et sa ei saa kogu aeg lapse peale karjuda, sa ei saa ainult ka öelda, et lähed eest ära ja siis ta jääb siia kaevikusse, et see on sihuke, ongi peenpedagoogiline mäng, mida tegelikult kõik instruktorid või kehalise õpetajad või tavaõpetajad kogu aeg ju teevad. Jah, ma kommenteeriksin seda nagu laste võib-olla nagu arvet ka välja tõi, et ega lastele ju tegelikult meeldib liikuda. Need uuringud on näidanud, ligi 70% ütleb, mulle meeldib vabal ajal liikuda ja trenni teha. Kui sa küsid, miks sulle meeldib seda teha, mis nad ütlevad? See on lõbus, see on tore, see on kõige enam, miks nad üldse tahavad midagi teha, see sama loomulik komponent, see on lastes olemas, see on tegelikult siiamaani lastes olemas. Teine põhjus, miks nad tahavad teha ja mida me mõnikord alahindame, on ju see, et nad ütlevad, nad tahavad uusi oskusi õppida. See õppimise protsess, mis iseenesest on ka pingutus ju, iga uue asja õppimine on pingutus, on teisel olulisel kohal. Nii et lastega tegelikult mõnes mõttes on kõik väga hästi, see liikumisrõõm on neil loomulikult olemas, nad tahavad õppida uusi asju. Ma arvan, et Heigo siin võib noogutada, et loo neile võimalused. Loo need võimalused, mis annab talle järk-järgult võimaluse õppida uut asja, pingutavad, eks ju, ja tahavad seda teha ja tunnevad rõõmu. Nii et see, millele me keskendume, siis on tegelikult nende võimaluste loomine. Et kust me saadame oma laste päevadesse luua neid võimalusi igapäevaseks liikumiseks, lisaks veel uute oskuste õppimiseks, et mis on ka selle liikumisõpetuse uus sisu. Ja nagu sa ütled, et kõik asju ei saa lõputult nagu lasta otsustada, et ega liikumisõpetuses on samamoodi, et sa saad teha mingi valiku, sa saad, aga sa ikkagi pead oma vastupidavust arendama. Aga sa võid valida seda, kas sa jooksed või sõidad rattaga või teed seda hoopis rulaga, aga sa pead suutma liikuda mingi aeg, et tagada oma südame-veresoonkonna ikkagi vastupidavuse areng, aga sa seal raamis võid tõesti valida võib-olla, et mis mulle rohkem meeldib. Ja see on väga mõistlik ju. Ega rõõm ei ole kadunud. Võimalused, et me on seotud sellise teemaga nagu liikuma kutsuv kool, mille üks eesmärk ongi tegelikult kogu koolipäeva jooksul luua neid võimalusi ja me ju näeme, kuidas lapsed tegelikult, kui nad saavad õue, kuidas nad tahavad mängida, kuidas nad tahavad koos tegutseda, nii et see on meie selline suur väljakutse, et mõelda läbi, kuidas neid erinevaid võimalusi luua, mitmekesiseid ja noori kõnetavaid võimalusi. Ma tahaks väga selle välja tuua, see mida selline mitmekesiste valikute kättesaadavus.
kas ma võin veel rääkida? Muidugi. Et tulles selle sama vihkamise teema, et see, ma nagu väga tõsiselt võtsin, kui ma mitu korda lugesin seda kehalise kasvatuse vihkamise teema, mis brittidel oli ja seal artiklis siis oligi välja toodud see, et need uued alad, mis tulevad, millel mõnikord me kasutame nime kas ekstreemsport või siis on see mingi alternatiivsport või uus sport, millel oli keskendatud siis just nagu kahele alale, üks oli diskgolf ja teine oli parkuur. Ma arvan, et Heiko võib siin noogutada, et parkuur kui selline loomulik liikumine ja mis iseloomustas neid uusi alasid, mis noori kõnetavad, on see, et nad on vähem struktureeritud, vähem on reegleid. Nad õpivad ise, neil ei ole isegi õpetajaid nende osad alade puhul, nad mõtlevad ise trikke välja, no diskgolf on teistmoodi, eks ju, aga need tänavad, rula, surfi võimalused, parkuuri võimalused, neil puuduvad õpetajad. Nad teevad seda eelkõige oma eakaaslastega koos, olles ise õpetajad. Nii et need on need küsimused, mille üle see artikkel ka nagu arutles, et kuidas seda siduda ära nüüd kooli kehalise kasvatusega. Et meie õpetajatena ise ju mõnikord ei valda ka kõike neid asju. Võib-olla lihtsalt minu hea kursuseõde, kes on ka kehalise õpetaja, otsustas ikka rulaga hakata tegelema. No nüüd on kips juba maha võetud, aga ta läks ja hakkas ka ise õppima seda asja. Et need olid need küsimused, mille üle, et seda rõõmu on, need valikute kohad, mis kõnetavad, et need on võib-olla märksõnad, et mis on need alad, mis praegu noori kõnetavad. Et noortel see tahe pingutada ei ole kuhugi kadunud ja liikumisrõõm ei ole kadunud, ma julgeks nii väita. Mul on hea meel, et me oleme rääkinud siin nii tahtest, kehast kui ka vaimust, sellepärast, et teatavasti ju siin Eesti Olümpiaakadeemia aastakonverentsil võiks ju meelde tuletada seda olümpismi, seda elufilosoofiat, et see on selline elufilosoofia, mis siis ülendab ja ühendab keha, tahte ja vaimu omadused harmooniliseks tervikuks. Et kas sõduritel on see keha, tahte ja vaimu harmoonia saavutatud? Ma ütlen ausalt, et kui ma sinna Kaitseväkke 4 aastat tagasi tööle läksin, siis ma arvasin, et ei ole. Aga tegelikult tuleb välja, et on. Aga põhimõtteliselt on see liikumine või tähendab, kuidas öelda, liikumisharrastuse meeldima hakkamine on täpselt samamoodi seotud sellega, et kuidas nad oma sõjaaja ülesandega nagu hakkama saavad. Et kui on hea õpetaja, siis ta suudab selle neile nagu hästi selgeks teha. Aga ütleme nii, et neil on ikkagi eesmärk ajateenistuse lõpuks oma üksusega hea sooritus teha ja ma arvan, see ikkagi motiveerib neid kõvasti. Ja tegelikult tulenevalt ka ajateenija kompleksuuringust see faktor, kus räägitakse, et ajateenistus on mõttetu, see on tegelikult aasta-aastalt kogu aeg väiksemaks läinud. Ja selle nimel teeb nagu Kaitsevägi meeletult tööd ka. Merike, ma sain sinu jutust aru, et noortel on see nii-öelda keha, tahte ja vaimu harmoonia olemas praegu koolides. Ma jällegi küsiks nagu kooli inimeste käest. Kuidas teile tundub nendel inimestel, kes iga päev lastega koolis kokku puutuvad? Mida nooremad, seda rohkem on see tõsi. Ja siis on angutrenn. Me võime siin ühe probleemkoha ka välja tuua, et jah, nooremad ju liiguvad, eks ju, et näiteks vaadates teed ukse lahti, kõik lähevad, mängivad, pead nagu kuidagi sinna klassiruumi tagasi saama, et see on olemas. Mida vanemaks nad saavad ja mis on seotud nende võib-olla ealise arenguga ka, me teame, mida me teame nagu sporditreeningutes osalemisest sellest, et 12. eluaastast hakkab väga suur langus. Ja see on meil võib-olla üks selline koht, mida me ka ühiselt nagu peame arutama, et kuhu läheb 12 või 13 või 14 aastane, kes ei taha osaleda enam saavutusspordirühmas. Mis on temale meie praeguse spordisüsteemis või liikumissüsteemis see sisenemise koht? Seepärast, et kui sa 14-aastaselt lähed ükskõik mis treeningrühma, siis üldjuhul on seal juba oskustega inimesed ees, eks ju. Et sul on raske. Et mis on meil praegu see koht, mida me saame pakkuda 13-14-aastasele. Me vaatame mõlemad Joe otsa praegu. Joe, see on sinu. Mina otseselt pakun neid asju, aga see üks probleem, jah, seal ongi, mida sai enne ju ka mainiti, kes see mainis seda, et sina vist rääkisid, et nad ise tahavad ja just need tegevused, kus nad ise saavad otsustada. Et see ongi tegelikult üks põhjus leitud ju väga erinevates uuringutes, et see 12, 13, 14, 15 aastastel, ta jätkuvalt suureneb seal see vajadus ise kaasa rääkida ennast puudutavates tegevustes. Et seal see täiskasvanu roll võiks olla see, kus ta hakkab rohkem kaasama, selgitama ja siis ka andma võimalust nendel ise otsustada oma tegevust üle.
et seal on see, kus see täiskasvanu roll peaks natuke taanduma hakkama, et laste puhul see alla 12-11 aastane, seal nad ei tunneta ka ju nii oluliselt, et nad peaksid ise ilmselt otsustama, aga seal kuskil järsku see hakkab tekkima. Ja siis nad lähevadki, eks. Ja siis nad lähevadki nende üliorganiseeritud tegevustes pigem sinna, kus nad ise organiseerivad asju. Ja sama asja tegelikult ma praegu juhendan ühte kehalise kasvatuse õpetaja magistritöö, et ta kasutab neid empaatiapõhiseid meetodeid, lasi seal kokku sai kogus 380 õpilaste kirjutatud lugu ja seal tuli väga hästi välja ka, et tegelikult kuidas õpilased, seal vist 8-9 klassi õpilased oli vist tal, kui ma mäletan. Ja seal õpilased hästi palju lugudest tuli välja see, et nad ei saa aru, et miks nad mingeid asju tegema peavad tunnis. Et nad ootavad selgitusi, põhjendusi ja siis nad ei saa aru, et miks nad üldse kehakasvatustunnis peavad käima, nad käivad niikuinii trennis juba. Et see õpetajate poolne seda selgitus nagu on tajutav õpilaste poolt selle puuduliku poolena. Ja see just see nagu mõttetu mingit asja tegemine, mille mõtet nad ise enda jaoks pole selgeks teinud. Et see pool tegelikult ongi seal, kus see tekib see, nagu see nihe. Ja siis tekibki see vastumeelsus sellise tegevussuhtes. Ma toon ühe näite, et me oleme käinud ikkagi nendes liikuma kutsuvates koolides ja õpilastega rääkinud ja siis oli selline 7. klassi grupp olid, vist poisid olid ja siis sai ka küsitud, et mis siis nagu aitaks ja mis nagu meeldiks ja mida tahaks teha ja 7. klass üldjuhul väga palju ei räägi, väga sellised vaiksemad poisid olid ja siis üks võttis tükk aega hoogu ja ütles, et jõuks, et see on elu. Et see jõusaal, see on elu. Seal ei ole õpetajat, seal sa saad sõpradega koos olla, sa räägid juttu, sa saad treenida. Ja see on see koht, kus sul on see sama autonoomsus nagu olemas, sind ei kontrollita. Ja seal ma saan käia seda mul koolimajas olemas, eks ju, ma ei pea kuhugile sõitma, minema. Et ma ikkagi ütlen, et see kõik on seal sees olemas, et kui tekivad sellised võimalused, mis kõnetavad ja see sama autonoomia ja võimalus ise valida ka harjutust näiteks. Ja. Et jõusaali osas kindlasti on see, et kui noored tegema hakkavad, esimene asi on autonoomia, aga teine asi on see, et tal toimub, kui ta kas või 2 korda nädalas teeb, tal toimub pidev areng. Ta pidevalt näeb, et ta areneb kehaliselt. Et see on ka kindlasti väga tähtis. Ega kaitseväes ju samamoodi on. Jõusaal on nagu kõige populaarsem. Mida meie nagu omalt poolt teha saame on see, et kui meil on piisavalt ressurssi, et oleks jõusaalis pidevalt nii-öelda juhendajad olemas, siis julgeb ka see, kes kunagi pole jõusaalis käinud, nagu jõusaali tulla, aga see on tegelikult kõik siuke lisaressurss. Käisin just koos Jaaguga tegelikult Kreekas ja sel nädalal tulime tagasi ja Jaak rääkis samal teemal, ole hea. Ma just haarasingi mikrofoni, et ma haakuks kohe Mikuga, et jõusaal küll jah, aga jõusaalis tõepoolest peaks olema juhendaja, sest mul on tõsiselt karm näide elust enesest, et laps käis jõusaalis iga päev, admin sai korralduse, et üle 3 päeva nädalas mitte lasta jõusaali, aga autobaasis tehti ka jõusaal või võimalus jõuharjutusi teha. Läks mööda 1,5 kuud, kui ta tuli tõendiga, et ta ei tohi üldse mitte midagi teha, sest tavaolukorras vererõhk oli 200-140 või suurusjärk, nii et esialgu me ainult jalutasime siis. Peaaegu aasta kulus selleks, et ta tuleks tagasi. Joe on samast külast pärit, nii et ühesõnaga see oht, et nad teevad lihtsalt üle, on nagu see tõsine niisugune probleem. See võib olla jõusaaliga muu tegevusega, aga selleks meil ongi olemas kehalise kasvatuse õpetajad. Meil on 80% kehalise kasvatuse õpetajad on väga hea ettevalmistusega, kõrgharidusega ja see on nagu üks osa ju ka kehalisest kasvatusest, et tegelikult nad saavad koos õpetajaga välja valida oma harjutusprogrammi, nad saavad kokku leppida, mis kujul seda teha ja ka õpetaja saab ilmselt ka juhendada. Ja see, mis sa räägid, ilmselt on see... Ei, ma ütlen natuke veel siia juurde. Päris paljud, kes nüüd ma olen tundides ka jõusaalis ja vanemad mehed samal ajal harjutavad ja päris mitu ütleb praegu, et miks ma ometi sind ei kuulanud siis, kui ma olin koolis. Nüüd ma saan aru küll, et kõik, mis sa rääkisid, on õige, aga et siis ma olin ise tark ja ma vana inimene ei taha, et noored tugevaks saaksid. On see mõte, mis seal võib segama hakata. See on ka üks oskustest ise olla enda personaaltreener. Muidugi, see on oluline oskus.
selle juhendamise vajalikkus muidugi, aga mis ma enne mainisin, eks, et see ongi, et seda peab järk-järgult hakkama tegema, ega see niimoodi ei käi, et nüüd ma ütlen treeningu katki ja hakkan ise tegema, et see oskus tihti puudubki ja sellepärast seda organiseeritud ju tegevust pigem toetataksegi, et see on ikkagi juhendatud, kontrollitud ja nii edasi, aga see on see, mis ma enne mainisin, et õpetaja peaks aru saama, et isiksuses toimuvad muutused, et ei ole enam lapsega tegemist, on noorega tegemist ja siis ta peab rohkem kaasama, rohkem selgitama, rohkem andma valikvõimalusi ette. Et see on see pool, aga mitte jah, et kui ma nüüd seda ei tee, eks, siis see laps lähebki ära ja võibki siis sattuda sellise olukorra, kus ta oma nii-öelda targa aruga, eks, et siis teeb selliseid asju, mis ta tervisel kahju pigem toovad. Et jah, ega me igasse jõusaali ja igasse garaaži nurka ei saa need treenerid ju sättida, aga vähemalt see teadlikkus peaks olema kehalkasutuse või liikumisõpetuse raames loodud, eks see elementaarsed need põhioskuse, põhivõimed, eks, et mida seal silmas pidada ja mis seal oluline on. Et ega see jõuasi ongi, et ega seal tegelikult võiks olla seal 15-16 aastat selle nagu tõsiselt selle trenni juurde ju minna, ega enne eriti tasugi seal oma keha raskusega ainult teha, ja tasapisi, eks, et see jah, ja seal organismi areneb nii kiiresti, et need üleliigsed koormused võivad tõesti drastiliselt mõjuda. Siit võib-olla hea edasi minna selleni, et kui palju siis peaks liikuma, et Ameerika andis hiljuti pika intervjuu Postimehele vist, jah? Ja seal oli tegelikult lõpus toodud välja liikumise kuldreeglid. Ja ma lugesin sealt, et laps peab aktiivselt liikuma vähemalt 60 minutit päevas. Kas nad täna liiguvad nii palju? Jah, ma kohe täpsustan seda soovitust. Et siin on soovitusega jah, et see on vähemalt keskmiselt 60 minutit päevas ja intensiivsus on vähemalt mõõdukas, et tekib vähemalt soojatunne, südametegevus kiirenemine, et see on ka hästi oluline. Siis ma veel täpsustaks seda soovitust, et lisaks sellele peaks tegema vähemalt paaril korral nädalas ka jõudu ja painduvust arendavaid harjutusi. Ainult see, et sa liigud, ei ole piisav. Ja nüüd vastates sellele küsimusele, et kui palju neid lapsi on, siis meil eelmisel aastal läbi viidud uuring, mis siis kasutas liikumisandureid, näitas siis seda, et nende õpilaste osakaal on 40%-ga, et me ütleme, et vähem kui pooled lapsed siis vastavad sellele liikumissoovitusele, mis mõõtis ainult seda minutite osa keskmiselt päevas vähemalt ja see on ka vähemalt. Eks ju, see ei ole mitte liikumisnorm, aga see on vähemalt. Nii et see on selline pilt ja ma võib-olla tahaks välja tuua, et meie varasemad uuringud on näidanud ka seda, et need lapsed, kes trennis käivad, et nendel ei ole liikumisaktiivsus piisav. Kui sa käid 2-3 korda nädalat lapse eas trennis, see ei ole sinu liikumisaktiivsusele piisav. Lapsed peavad liikuma iga päev ja ikkagi vähemalt mõõduka tempoga ja väga oluline on vahepeal ka tugev intensiivsus. Nii et see on meil see pilt, millega me praegu tegeleme ja see ei ole omane siis ainult Eestile, ka teistele riikidel on samasugused teemad. Üsnagi šokeeriv pilt minu arvates, et ligi pooled. Kas keegi soovib seda teemat kommenteerida, et miks meil ikkagi pooled inimesed ei liigu seal lasteaiatöötes? Vähem käskivad kõneviisid. Lapsed tulevad kaasa. See tähendab, et on vähe eeskujusid. Eeskuju on suurepärane. Ei, aga eeskujusid pole. Lapsega rääkimine on ka vaja täiskasvanul nagu läbi mõelda. Mitte, et nüüd sa tuled ja nüüd mina lähen, sina pead minu kaasa tulema. Seda mina väldiks. On kuulda, jah. Ise ka nüüd lapsevanemana mõtlen kohe selle 60 minuti peale päevas, et üldiselt liiguvad, on 4- ja 6-aastane, kust maalt on see moment, kus see peaks olema struktureeritum, et ma nüüd ajan lapsed välja, et jookseme nüüd sprinte ümber maja, et see lapsevanema roll on seal määratult suur, et kui koolis see programm ja mahud on väikesed, kui ta käib trennis, sellest ei piisa, täiesti nõus, viiakse autoga, on selline õppimine, tunniajane trenn, võetakse auto peale tagasi, et sealt ei pruugi tulla üldse seda koormust, et on mõni nipp soovitus vihje, mis vanuselt peaks lapsevanem nagu ikkagi silmi rohkem lahti tegema ja mõtlema selle peale. Ma kommenteerin seda sinu lapsevanema rolli, et üks Norras läbi viidud uuring näitas seda, et lapsevanemad ülehindavad oma lapse liikumisaktiivsust oluliselt. Ainult 5% laste vanematest tajus seda, kui palju nende lapsed liiguvad, enamik hindas pea 3 korda üle tegelikku liikumisaktiivsust. Seepärast, et nende lapsepõlves on see liikumine olnud midagi loomulikku ja neil on see tunne, mida teha. Mis need nipid on? Nipid on ikka see, et võimalikult palju lapsed ise teevad, et näiteks ka lasteaeda minekul ei peaks kasutama autot.
olgu see juba tõuks või jalgsi jalutamine, iga selline loomulik liikumisviis, olgu see talvel harjutab tegelikult, seal on väga palju oskusi, edasiliikumisoskuseid ja kehavalitsemisoskus, lumel, jääl liikumised, et sellised igapäevased asjad, mis on varasematel põlvkondadel on täiesti loomulikud, et ise liigun, mõni läks suuskadega kooli, eks ju, ja mõni läks rattaga ja nii edasi. Et on neid igapäevaseid liikumisi täiesti teadlikult tuua oma lapsepäeva liikumisse. Sa ise ütlesid, et trenni ka autoga, eks ju, lapsed tuuakse. Nii et see, jah, et see on see üks suur väljakutse meil kogu ühiskonnas, et kuidas neid võimalusi luua, rääkides nüüd siis tegelikult ikkagi rattateedest, kergliiklusteedest, et me ei saa igale poole minna oma väikese juntsuga või suurema lapsega, kui see ei ole ka ikkagi turvaline, sellest me peame rääkima. Me näeme erinevate riikide kogemusi, kus on koolide ümber väga selged ja lasteasutuste ümber teadlikult loodud turvalised liikumisvõimalused, olgu need rattateed, liikumisteed ja olgu need erinevad ka sellised mänguväljakud, mis arendavad erinevaid liikumisoskusi, kus siis teadlikult on sellised poliitilised otsused vastu võetud. Ma toon näite enda lapsega 4,5-aastane, et ega ta vanemad ka eriti armasta liikuda eriti palju autos ja last ka veavad kogu aeg autoga ühest punktist teise. Kui meie juures käib, vanevanemate juures, siis me ikka võimalikult palju paneme ta oma jalge peale. Ja siis ta ka ikka virisem natuke, siis ma rääkisin, et kui sa nüüd oma jalgu ei kasuta, siis need jalad mõtlevad, et neid pole vaja, lähevad ära su juurest. Ja siis ta ehmatas ära, et kuidas ma nüüd ilma jalgata, siis ma ütlesin, et nüüd lähed, sa ei kasuta ju neid, et meil pole vaja, eks. Siis ta, ei, ma tulen kõnnin siis, et ikka kasutan. Aga niimoodi sellisel moel tuleb rääkida pool naljatamisega, natuke ka ilmutada võib-olla, eks, et olek ilma jalgad, et nagu tõuguke selline pead siis roomama, aga laps ei tahtnud seda. Ja siis ta nüüd hea meelek käib ja päris pikki vahemaid, vahest 2 kilti käib rahulikult ilma jonnimata, et midagi pole häda. Aga just see keskkonna loomine, see on oluline, et see peaks nagu loomulikult tulema, see on loomulik viis meil, eks me ei ole ju, ma ei tea, tõugud või ma ei tea, mis mööda seal mingid elektroonsel mingi kanaleid liikuva, ma ei tea, mis jõul, eks, et me oma jalgad pidi, oma kättega peab midagi ära tegema, et see on see oluline pool, et see keskkond. Ja, Mikk, ole. Aeg on läbi. Ei ole, et Jaak kas tahab ühte järgmist küsimust esitada, aga Mikk rääk. Ma ikkagi praegu natuke, ma nagu tahan viia kokku selle, millest me praegu räägime, ehk siis laste liikumine ja Eesti kaitsevõime. Et tihti peale, ma olen ise kuulnud, et kaitsevägi võiks teha nii ja et siis kaitsevägi võiks teha nii, et miks te nii ei teha, aga tegelikult ma arvan, me oleme selles suhtes nagu õigel teel, et me peamegi rääkima nii lasteaialaste kui koolilaste liikumisest, sest tegelikult Eestil ei ole nii-öelda professionaalne armee nagu Ameerikal 2 miljonit profisõdurid teevad iga päev trennid, tegelikult meil on nii-öelda ajateenistusel põhinev reservarmee, mis tähendab, et meil on hetkel, kui ma ei eksi, 37 000 inimest nii-öelda aktiivreservis ja mobilisatsiooniregistris on seal circa 230 000, mis põhimõtteliselt tähendab, et me oleme täiesti nagu rahvavägi, need on ju ülisuured protsendid, ütleme siis, toome 18–60 aastastest meestest, et tihti peale nagu arvatakse, et kaitsevägi võiks nüüd mehed heasse vormi viia, siis nüüd nad ongi, aga tegelikult meie eesmärk on, et nad lasteaias rohkem liiguksid, koolis rohkem liiguksid, oleksid paremas füüsilises vormis, kui ajateenistus algab. Meie ajateenistuses proovime anda neile veel tõuke juurde ja siis selles reservteenistuses, et nad oleksid nii-öelda sellised, hoiaksid oma füüsilist vormi ja säilitaksid seda. Aga nüüd ma lähen selle laste juurde tagasi, sest mul on endal ka 3 väikest last. Ja üks läks kooli, käib liikuma kutsuvas koolis, aga enne seda käis veel rohkem liikuma kutsumas lasteaias, kus põhimõtteliselt talvel olid 2 korda nädalas suusatunnid, ujumise tunnid ja mis nüüd juhtus, kui ta kooli läks, oli tegelikult oli vapustav talv, 2 korda oli suusatund, ühes tunnis nad proovisid suuski jalga panna ja teises tunnis põhimõtteliselt nad pandi suusad jalga ja siis laps väga ootas, et lasteaias, ma ei tea, 3-4 aastat juba suusatanud, et oskab hästi suusatada ja siis pani suusad jalga, siis läksid kuskile isegi mitte suusaraja peale, et esimeses klassi me suusarajale ei saada, siis lihtsalt
tiksusid seal, noh, ja enamus lapsi oli tegelikult lasteaias juba 3 korda suusatanud, et noh, see on nagu sihuke, noh, ma saan aru, et meie nagu räägime siin nagu sellist, kuidas nagu kõik võiks olla, aga noh, reaalsus ikkagi on natuke teine, aga noh, ma ütlen, meie asi on lihtsalt nagu kella taguda, et kuidas päriselt peaks olema. See võib-olla vastab nagu sinu küsimusele ka, et sa ei saa aru, kus need noored mehed tulevad, et sinu all tegid kõik selle testi ära. Noh, ma olen ise ka korvpallitreener olnud, mul tegid kõik poisid tegid selle kätekõversed ja kõhuliased ära, sest noh, tuli nagu motiveerida, aga noh, ma ütlen, et see on see 10% või 20%, kes suudavad seda teha ja võib-olla õpetajad ka. Ma annaksin siin nüüd selle paneeli lõpuks kõikidele meie paneelis osalejatele veel ühe korra sõna, et te ütleksite, kuidas siis saada ikkagi inimesed paremini liikuma. Ma saan aru, et see täiskasvanute reegel oli siis, et täiskasvanu peab aktiivselt liikuma vähemalt 150 minutit nädalas, Merik, et kuidas need täiskasvanud liikuma saada ja kuidas siis noored saada, lapsed saada 60 minutit? See liikumise teema on selline teema, et vaadates seda, kuidas ühiskond areneb ja kuhu ühiskond areneb ja kõik meie tehisintellektid tulevad, see on ilmselge, et see, kus me suundume, on see, et kehalisi tegevusi, füüsilisi tegevusi jääb kogu aeg vähemaks. Ja me peame endale hästi selgelt ütlema, et kogu liikumise teema on väga selgelt teadvustatud meie jaoks ja me tegeleme teadlikult. See on nagu suure kivi veeretamine mäkke. Niipea, kui me korra käed ära võtame, et asjad hakkavad ise paremaks minema, see kivi tuleb jälle tagasi. Hea uudis on see, et meid on päris palju, kes rõõmsalt seda kivi ikkagi veeretavad. Meil on häid spetsialiste olemas ja me peame lastega koos seda kivi veeretama. Et see on kindlasti võtmeküsimus. Nende inimestega koos, kes on väheaktiivsed, me saame koos leida lahendused. Aga laste liikumisrõõm ei ole kuhugi kadunud. Ma usun, et ega täiskasvanute oma ka pole. Just. Ja mida ütlevad täiskasvanud, mis neid kõige rohkem toetaks liikumiselt? No aeg. Ja, aga noh, minu käest ei ole mõtet üldse küsidagi. Aga need mida väheliikuvad ütlevad, mis neid kõige rohkem toetaks? On kõige loomulikumad ja need tegevused, mida saab integreerida igapäevaellu ja me näeme ükskõik, mis maakonnas läbi viidakse, kõige rohkem aitaks kaasa kergliiklusteed ja rattateed, et ma saan oma igapäevase elurütmiga seda ühendada. Et ma ei pea minema eraldi spordiklubisse, need inimesed on olemas, kes leiavad selle aja, aga loomuliku liikumise integreerimine. Nii et see on, et mida rohkem lihtsaid valikuid koos nendega, teistega välja mõelda, siis see ongi see, mis aitab. Mikk, on sul veel mingeid mõtteid, et kuidas saada täiskasvanud ja lapsed liikuma? Mul on see mõte tegelikult, mida me oleme Merikisega ka siin viimased 2-3 aastat rääkinud, et seoses liikuma kutsuva väeosa projektiga, et see sama asi, et inimestel oleks käe-jala juures taristu, käe-jala juures väeosas ja käe-jala juures ka tegelikult selles ettevõttes, kus nad nagu töötavad, et jah, nagu ma ennem lõpetuseks võib-olla, et ma prooviksin selles teemas püsida, kus me praegu oleme, et nagu tegelikult, mida ma ennem ka ütlesin, et see kaitsevõime ei ole ainult see, mis nagu saavutatakse ajateenistuse jooksul, et see on selline pikk protsess ja mida meie omalt poolt võiksime teha ja kõik, kes te siin olete, et mõelda lihtsalt sellel samal teemal ja sellel samal pealkirjal, et iga indiviidi parem tervis aitab kaasa Eesti kaitsevõimele. Ja paneeldiskussiooni lõpusõnad jäävad siis Joe Noormetsale. Jah, eks see, mida Merike mainis, argiliikumine, keskkond, elukeskkond peaks olema selline automaks võimalikult kõrgeks, et lakke ja see paneks inimesed jalgu kasutama ja siis eks mis siin Mikk ütles, et see riigikaitseõpetuse kaudu samamoodi lapsed ja õpilased viia koolikeskkonnast ka linnalapsed eriti loodusesse. Looduskeskkond ise ravib, võtab vaimse probleeme juba iseenesest keskkonnale ära, sunnib liikuma, seal ei ole võimalik tõuksi peal istuda ka muid asju ja siis ikkagi loomulikul teel neid viia kokku see liikumine inimesega laste ja õpilaste tasemel. Et tegiski see positiivne äratundmine ja see rõõmu kogemine sealt, et siis ka see pisik korra istutat on, aga ta kuhugile ei kao sealt. Ma arvan, need, kes selles valdkonnas tegutsenud on, et see pisik kuhugil kaada võib paar aastat kuskile olla varjusurmas, aga seda jälle kipub tulema ja hakkab häirima, eks meid. Ma usun, et nii Mikk, Merike kui ka Joe on kõik ära teeninud suure aplausi. Aitäh teile.
aitäh!